Olen täna siis Äijärves oma matka alguspunktis ja mõtlesin, et jagaks teiega siis, et kust ja kuidas ma siis edasi hakkan liikuma. Minu esimene eesmärk on jõuda poodi, ehk siis Tahevasse, kuskil 10 kilomeetrit. Mul on vesi suht otsakorral, ma loodan, et äkki mingi külamees annab mulle moolikust vett vahepeal juua. Aga siit ma tahaks päeva lõpuks välja jõuda siis Eesti kõige lõunapoolsemasse punkti, lõuna tippu, et ei oska täpselt öelda, et peaks vist 30 kilts olema kogu see rada. Ja ööseks ma siis vaatan jooksvalt, et siin on neid mõningaid punkte küll. Isest võiks veekogu lähedal olla, saaks ujumas käia, on hommikul normaalne nõusid pesta. Aga rada ise on päris põnev. Siin saab minna Rõugasse ja Haanjasse veel vahepeal, ehk siis äkki homme jõuan sinna välja, ehk siis kohad, kus ma jaanipäeval olin. See on päris äge koht, siin on hästi mõnus järv, et võib-olla ma võtangi päevasel ajal, ma väga sõita ei taha, et ma vist võtan mõnikord kuskil järve ääres aja maha ja võtan päikest, et pole mõtet punitada, et õhtupoole on palju parem matkata. Aga eks siis ühesõnaga, kui siit vaadata, siis tegelikult see tee läheb päris pikalt ja ma praegu jään kaarti vaatama, et kui ma ükspäev peaksin jõudma välja näiteks Tähemaasse, siis ma vaatan, Tartu on päris lähedal, et siis võib-olla isegi võiks sõita siit Tartusse, teha paar päeva puhkepäeva, et puhata niisama. Tartus on üks lahe mašöör, kes võiks mu jalgu äkki mudida vahepeal. Vot, siuke plaan siis. Ma tahtsin teile näidata, et võib-olla ma olen omadega jõudnud peldikusse. Ei, tegelikult point selles, mis ma tahtsin teile näidata, on see, et RMK on üks päris äge koht. Et siin on mingid vanad talumajad ja nad on võtnud need vanad talumajad ja teinud siin päris ägeda platsi. Ehk siis lähme uudistama korra, vaatame, mis toimub. Mingi ruum. Ma ei tea, mis siin ruumis tehti vanasti. Suht madalad laed on ka, et see on kõige ehedam siuke talupoja vana maja. Siin on reedel, siit saab minna pööningut ei ole või? Siia saab heinad panna ja siis saab magada. No võt, kuidas vanasti elati. Tuulekindlus on väga hea. Vanasti kütsid maja, siis kõik soe läks välja. Võt, siuksed, näe, saunaviht ei ole ka. Keegi on teinud endale kuusevihta. Et ma ei tea, mis asi see on, see elumaja, on see üldse elumaja, ma ei saa aru. Või on see ait või? Siin saab magada. No vot, RMK kunnid. Koht, kuhu tulla. Vot, plats ise on sellest ka päris äge. Suur, mõnus ära niidetud plats. Mingi kivi on siin kuskil. Et me oleme hetkel siin. Me oleme kivis. Mina olen kivis. Vaat. Ja siin on muidugi need uued osad, et siin on üks kemmärg. See on see koht, kus saab süüa. Varjol olla. Et, aga nagu näha, Lõuna-Eesti on päris äge. Nii et teinekord teate, kuhu tulla. Cheers! Lõpuks ometi midagi jahutavat sellesse palavasse ilma. Õnneks või kahjuks on see väga lühiajaline.
sõidan mina mööda teed ja vaatan, mingi onu niidab muru. Ja hakkan siis vaatama, et kus kohas see on, mis siin on, miks siin on. Et siuke täitsa nagu vana maha jäetud koht. Ja sõidan hoovi ja ütlen onule, et kuule, et mulle meeldib see koht. Mina tahaks siin ööbida täna. Et on aru saada, et keegi siin tegelikult väga ei ela. Aga siuke vana maha jäetud koht on. Et kui ma tahaksin ööbida, et paljuko see maksa? Ja onu ütleb, et tämä maksa mida. Ja põhjust nii oligi, et mingi lahe võrukas oli, siuke vanem mees, mingi 45 äkki või. Ütles ka, et koht on siis tema naise vanaema endine maja ja ongi, et majas pidi vamm sees olema ja mis ta siin teeb, käib lihtsalt niidab muru, et hoiab ilusana ja viisakana. Ütles, et kuradi lätlased olid mingi auto ära vedanud siit, et ikka käekse siin vargil ka. Ja seda ma ise ka mõtlen, ega see RMK-la kõige turvalisem võib-olla ei ole ka siin Läti piiri lähedal, et täna mina ööbin siin. Vaadake, mis kirstud siin on. Kusjuures siuke asi maksab päris jõhkralt palju tegelikult. Kahju, et siin vihma käes niimoodi on. Aga siukse asjast võib siin midagi sees ka või? Autoklaasid. Võt. Siukse asjast võib tegelikult mingi päris hea raha küsida. Nüüd see mingi 200-300 eurot maksta isegi. Võt, näed, vedelevad niisama. Aga ei, sellest teha päris äge. Päris äge majaka. Et jah, mina siis ühesõnaga jään teisele poole seda põõsast siis sinna, sest et päike tõuseb sealt ja siis ma saan hommikul kauem rõõmsalt magada.